Austatud volikogu liikmed, kell on 4 saanud. Ma näen praegu ekraanilt, et meid on virtuaalselt kohal 20 inimest. Et alustaksime siis tänast detsembrikuu volikogu. Tutvustan teile päevakorra projekti. Või ma ei tea, äkki peab tegema enne kohaloleku kontrolli või kuidas on? Hea küll, jätkan päevakorra projektiga. Esimene on meil siis määrus, Kõrveküla lasteaia Päikeseratas põhimäärus. Teiseks on teine lisaeelarve. Kolmas on eralasteaiale toetuste eraldamise kord. Neljas soetamise otsuse muutmine. Viiendaks lepingu sõlmimine. 6. vallavara omandamine, Soolamaa teega on tegemist. 7. on Tartu valla volikogu 15. novembri 2006 otsuse number 221 Tilakülas paiknevate Marguse, Tagajüri, Uue-Rähni maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine ja selle otsuse puhul siis detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine. 8. on omafinantseeringu tagamine. 9. on revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine ja siis välja jagatud projektis oli edasi juba informatsioonilised punktid, aga on siis soov lisada üks punkt, see on siis strateegiakomisjoni koosseisu kinnitamine, et sellel komisjonil oleks siis kõik asjad nagu korras. Et kõigepealt alustaksime sellest, et lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et see hiljem lisatud lisapunkt tänasesse päevakorda liita, palun siis hääletada. Kuidas ja mille poolt me nüüd kus hääletame volises? Mis küsimus seal on tõstatatud? See on lisapunkti lisamine, mis jagati teile täna välja. Austatud volikogu, mina teen omalt poolt ettepaneku võtta päevakord koos selle lisapunktiga vastu või siis, ma ei tea, sest et me ei saa praegu teha eraldi hääletust selle päevakorrapunkti lisamise kohta. Ma arvan samamoodi, et 11. punkt on seal juba lisatud, või 11. see 10. punkt on juba lisatud ja volikogu esimees, sa saad teha ettepaneku päevakord kinnitada sellisel kujul, nagu sa ette lugesid. Täpselt nii teengi. Lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et päevakord kinnitada, palun hääletada. Suvi on veel hääletamata. Nii, hääletus on lõppenud, kohe varsti saame tulemused.
Üllar, me saame esimese päevakorrapunkti juurde liikuda. Kas on tulemus olemas? Jah, mina ei näe igatahes. Värskendame lehekülge 22 inimest olid poolt ehk kõik kohal olid ja kõik poolt. Aitäh. Läheme esimese punkti juurde, selleks on Kõrveküla lasteaed, Päikeseratas põhimäärus. Ettekandjaks Jana Rosenthal. Palun. Lugupeetud volikogu esimees ja austatud volikogu liikmed. Kõrveküla lasteaed Päikeseratas põhimäärus vajab väga uuendamist. Esimene põhjus on see, et muutunud on lasteaia nimetus, et me ei ole enam Kõrveküla lasteaed, või me oleme juba päris tükk aega Kõrveküla lasteaed Päikeseratas. Siis vahepeal on muutunud koolieelse lasteasutuse seadus, millest tulenevalt on muutunud terminid. Lasteaia juhatajad on nimetatud direktoriteks. Praegusest põhimäärusest puuduvad sellised terminid nagu arengukava sisehindamine ja puudu on ka Tartu valla haridusteenuste haldamise süsteem Arno nimetus. Uuest põhimäärusest on eemaldatud ka peatükk lapsehoiuteenuse osutamise korraldust, sest see tuleneb otse koolieelse lasteasutuse seadusest. Korrastatud on põhimääruse ülesehitus, tuginedes siis koolieelse lasteasutuse seadusest. Sisulisi muudatusi rohkem vaja teha ei olnud. Ja see, kui nüüd volikogu selle heaks kiidab, selle põhimääruse, siis see peaks siis sobima kuni aastani 2023, kui peaks jälle siis muutuma koolieelse lasteasutuse seadus, uuenema alushariduse seaduseks, millega siis peaks siis ühildatama lasteaia ja lapsehoiu tegevuse korraldamine. Et esialgu ma sellega piirduksin. Aitäh ettekandjale. Palun, kas keegi tahab midagi küsida ettekandjalt? Ei paista olevat küsimusi. Ma tõstsin käe püsti Teamsis. Nii. Ma vaatan, ole hea, palun. Jah, et mul on niisugune küsimus, et kui need mõned üksikud loetletud muudatused ainult oli, et miks oli tarvis terve määrus uuesti lauale panna, et miks me ei saanud ainult muuta seda paaris üksikus kohas? Lihtsalt ka sellepärast, et see eelmine põhimäärus, mis on aastast 2008, selle ülesehitus ei olnud nüüd täpselt koolieelse lasteasutuse seaduse neid punkte käsitletud. Nad olid sees, aga nad olid nagu teiste peatükkide all või teistmoodi sõnastatud. Kas vallavalitsus andis ka selle määruse väljatöötamisel mingisugust abi? Ma mõtlen seda, et need samad nüansid, mis te välja tõite, et kas need on meie teistes lasteaedade põhimäärustes ka ära kaetud nüüd? Raadi lasteaed Ripsiku põhimääruses peaks olema, teistes ma ei oska öelda, sest meil oli viimati põhimääruste uuendamisest juttu 2019. aasta sügisel. Ja vallavalitsus on küll, tähendab, valla jurist Tõnu Vesi on selle üle vaadanud, teinud sinna täiendusi, mis siis puudutas põhimääruse muutmist ja sellised asjad. Kas meil valla jurist on ka kuskil kuuldel? Ja, olen olemas küll. Tere. Tere. Küsimus sulle, et kas meil on nüüd nende samade viidatud asjade pärast tarvis teisi neid põhimäärusi ka hakata üle käima? Praegus hetke sisugi ei oska ütelda, ei ole kõiki neid niimoodi vaadanud, aga Ripsik oma peaks olema täiesti korras, nagu juba ka eelkõneleja ütles. Nii et seda saab edaspidi kõike vaadata. Tegemata see kindlasti ei jää. Tähendab, ütlen veel ka seda, et miks üldse praegu Päikeseratta põhimääruse muutmine oli, et kui tõesti oleks hakanud seda olemasolevat muutma, siis oleks tulnud palju selliseid ülemärgiga 1 ja 2 ja 3 paragrahve, oleks tulnud kogu see asi lihtsalt keerukam hallata ja käsitleda, kui praegu sellist terviklikku uut teksti. Aitäh. Kas me järgmiste lasteaedade põhimäärustega saaksime võtta sama põhja?
Ei saa välistada, et tingimata ei saa, aga peab tingimata kindlasti vaatama seda. Niimoodi ei oska praegu ütelda. Aga põhimõtteliselt on nad ju kõik sarnased lasteaiad. Sellest mõttes ta võib isegi olla rakendatav, jah. Aitäh. Nii, kas keegi veel tahab küsida? Ei paista praegu. Nüüd kuulame komisjone, kes vaatasid seda eelnõud, mida komisjonid ütlevad. Haridus vaatas, tutvus eelnõuga ja hääletasime poolt. Aitäh. Kas mõni komisjon veel vaatas? Äkki Vahur saab strateegiakomisjoni poole pealt midagi öelda? Ja aitäh. Strateegiakomisjon tutvus eelnõuga ja strateegiakomisjon on eelarvega, on ühesõnaga eelnõuga kursis, kuid strateegiakomisjon ei teinud selle juures ühtegi täiendavat ettepanekut ega ka pidanud oluliseks kujundada siin siis mingisugust seisukohta. Aitäh. Aitäh. Rohkem vist ei ole komisjone, kes on menetlenud, et lugupeetud volikogu meil seisab ees otsustamine, kes on selle poolt, et Kõrveküla lasteaed Päikeseratas põhimäärus vastu võtta. Palun hääletada. Nii, tundub, et kõik on oma hääle andnud, 21 poolt ja sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on meil Tartu valla 2020. aasta teine lisaeelarve. Ettekandjad on Jarno Laur ja Ulvi Viilvere. Palun. Kuna komisjonides oli eelnõu väga põhjalikult arutelul, siis võib-olla Ulvi võtab hästi lühidalt kokku, et kas ja mis muudatused tekkisid ja saab siis niimoodi edasi minna. Ulvi, palun. Tere õhtust. Väike muudatus tuleb seoses reservfondiga. Reservfondi oleme vähendanud 8200 eurot, suunanud 3700 eurot majanduse inventari soetamiseks ja 4500 eurot raamatukogu kolimiseks vallamajas uutesse ruumidesse. Ei muutu kulude maht, vaid on kulude tegevusalade lõikes ümber paigutamine. Aitäh, on küsimusi? Nii, palun, kas keegi soovib küsida? Nii, Aivar Soop, ma näen. Nii, tere. Tahaks küsida seda, et me siin teise lisaeelarvega anname raha hästi palju juurde siis vallateede tänavatele ja avalike alade puhastusele. Ja kui me võtame täitmist 30-11-20, siis vallateede tänavatest on juba ära kulutatud siis 60 000 ja siis avalike teede puhastusest on ära kulutatud juba sellest rahast, mida me peaks täna eraldama 118 000, et kas see on teie arvates normaalne ja mis on selle põhjus ja see raha, mis on veel kulutamata, kas see siis jõutakse selle 2 nädala taga siis veel ära kulutada? Aitäh. Ma vastaks siis ise, et teede raha, kui te mäletate esimese lisaeelarve menetlust, siis oli otsus teede raha kajastada investeeringu rea peal ja nüüd tegelikult me tagantjärgi
sisuliselt korrigeerimegi ära need teedesse tehtud mahutused või investeeringud, mis ei moodusta iseseisvalt nii-öelda tervikinvesteeringut ehk jäävad siis oma olemuselt kas siis hinna poolest alla 5000 euro või on siis mingisugused nii-öelda sellised remondid, mis iseseisvat objekti välja ei anna. Nii et selles mõttes see teede 90 000 liigutamine põhitegevuse kuludesse investeeringute osast on mõnes mõttes planeeritud või möödapääsmatu. Et sellist lähenemist ka minu mäletamist pidi volikogu aktsepteeris esimese lisaeelarve tegemisel. Nüüd, mis puudutab avalike alade eelarvet, siis tõepoolest tuleb tuhka pähe raputada, et oleme olnud liiga tagasihoidlikud selle prognoosi koostamises ja eelarvestamises. See suure tõenäosusega see juurde lisatav raha ei kulu ära, sest me jätame nii-öelda teatud puhvri näiteks lumetõrjeks. Kui lund ei tule, siis ta jääb järgi, kui tuleb, siis võib ära kuluda. Et siin sõltub natukene ka sellest. Nii, kas on veel küsijaid? Tundub, et ei ole, siis palun komisjonide seisukohad. Nii, Martin, jah? Jah, arengukomisjonis arutasime, et kõne alla tuli see, et võiks olla esitatud nendel lisaeelarvete puhul võiks olla esitatud ka aasta esialgne eelarve number, mitte ainult siis viimane või siis hetkel kehtiv number. Aga see oli pigem niisugune kommentaar järgmisteks kordadeks. Muidu komisjon toetas. Aitäh. Komisjone. Nii, Vaur. Ja aitäh. Strateegiakomisjonis siis kuulasime vallavanemat, kes andis antud eelnõust ettekande ja küsisime küsimusi, võtsime saadud info teadmiseks. Majanduskomisjonis leidis siis eelnõu pisut täiendamist. Need olid siis need osad, mis siis puudutasid just nimelt seda sihtfinantseeringu rahasid, mis allasutustele tuli juurde lisada. Muidu majanduskomisjoni ettepanek oleks volikogule toetada siis eelnõud koos täiendustega. Aitäh. Aitäh. Kas mõni komisjon veel menetles? Ei ole rohkem. Nii, läheme siis otsustamise juurde. Lugupeetud volikogu, kes on siis selle poolt, et võtta vastu Tartu valla 2020. aasta teine lisaeelarve. Palun hääletada. Nii, hääletustulemused on tulnud. Mina näen, et 21 poolt ja 1 vastu. Kas võime siis edasi minna? Järgmine päevakorrapunkt on meil määrus eralasteaiale toetuse eraldamise kord. Ettekandjaks Jarno Laur. Palun. Auväärt volikogu. See on nüüd järjekordne eelnõu sellest seeriast, mida ka volikogu eelmisel istungil menetles ja käsitleb siis meie suhteid eraharidusasutustega. Ja antud juhul oleme siis jõudnud sinnani, et eralasteaedade kompenseerimise kord on meil vaja vastu võtta, kuivõrd
on reaalne vajadus seda teemat reguleerida, sest et eralasteaedades ja hoidudes meie lapsed käivad. Ja käivad nad sellel põhjusel, et meil oma lasteaedades ja hoidudes kohti napib. Nii et põhimõtteliselt see süsteem näeb välja niimoodi, et ikkagi lapsevanem taotleb kohta Arnos. See tähendab, et meie hariduse infosüsteem registreerib selle soovi ära. Kui Arno kaudu selgub, et ei ole võimalik teha meie munitsipaalasutustes kohapakkumist, sellepärast et kohti ei ole sellises vanuses lapsele või sellises asukohas, siis on vanemal võimalik kasutada teisi teenuseosutajaid, on nad siis kõrval asuvad omavalitsused, nende munitsipaallasteaiad. Nende osas me menetlesime sotsiaaltoetuste korda eelmine volikogu või minna siis eralasteaeda või erahoidu seda kohta nõutama. Ja nüüd selleks, et seda kohta saada, tuleb sõlmida 3-poolne leping, milles üks osapool on siis Tartu vald. Ja Tartu vald hakkab siis finantseerima seda eralaste aia või hoiu kohta siis samasuguse summaga, nagu meie enda lasteaedade kulu ühe lapse peale taandatuna on. Ehk siis iga aasta arvestatakse see summa siis lähtuvalt meie oma eelarvest välja ja see on siis selle toetuse baassumma. Ja loomulikult tähendab see siis ka seda, et vanema osa on reguleeritud, vanema osa peab olema siis samasugune, nagu on meie vallas kehtestatud. Ja ma hetkel rohkem midagi välja ei tooks, et eelnõu on olnud komisjonides arutelul ja võib-olla tekib küsimusi. Aitäh ettekandjale, palun küsimused. Paistab, et küsimusi ei ole, et siis läheme komisjonide arvamuste juurde. Komisjonid, kes menetlesid, palun anda oma seisukoht. Arengukomisjon, Martin Pesak, palun. Jah, aitäh. Meie komisjonis oli pikalt sellel teemal arutelu, et täpsemalt aru saada, kui palju selline otsus, jällegi see otsus ise ei ole meil mitte see probleem, vaid probleem on selles, et lasteaia kohti vallal endal pakkuda ei ole. Ja see näitab seda, et kõiki lasteaia kohtadega seotud otsuseid tuleb teha perspektiivis ja ette vaadates. Ja tänu sellele, et me oleme täna sellises seisus, et meil lihtsalt ei ole piisavalt kohti, siis me olemegi jõudnud siia, kus me peame vastu võtma selliseid otsuseid, et meie elanikud ei kannataks. Aga meie sellised murekohad, mida komisjoni liikmed tõstatasid, olid peaasjalikult need, et kui nüüd lapsel ei ole meie vallas lasteaias kohta anda, siis ütleme ühel aastal ja võib-olla isegi kui järgmisel aastal oleks, siis kahjuks mingisuguseid hoobasid meil ei ole ja see laps tõenäoliselt, kui ta läheb linna lasteaeda või teisi omavalitsuste lasteaeda, et siis ta käib seal terve selle oma lasteaia käigu lõpuni, kui just võib-olla vanemad ei koli või ei vaheta lapse lasteaeda muudel põhjustel, aga see on pigem siis erand. Ehk et me peame siin aru saama, et see otsus on tore, me toetame oma inimesi, aga teistpidi see kulurida on üsna suur ja see kulurida peab meid panema mõtlema selle probleemi lahendamise peale nagu piisavalt pikalt ette mõeldes. Muidu me lihtsalt valla eelarvest maksamegi hästi palju raha ära. Et see ongi kommentaarina kõik. Komisjon toetas eelnõud ja oli ka tänulik Evele, et sai välja toodud selline kena number juhuslikult, kui eralasteaed peaks oma teenust hakkama pakkuma ja näiteks kõik lapsed teras oleksid Tartu valla lapsed,
et siis oleks eelarvele kulu üle 600 000 euro aastas, mis on suur number. Aitäh! Palun teised komisjonid. Jah, palun, Vaur. Jah, teema leidis käsitlemist nii strateegiakomisjonis kui ka majanduskomisjonis. Kuna ütleme kõik siis ka eelkõneldud punktid ja küsimused said strateegiakomisjonis pikalt laialt käsitletud, siis kõige selle taustal majanduskomisjonis sündis otsus, et volikogu võiks antud eelnõud toetada. Aitäh! Aitäh! Kas on veel komisjone, kellel on seisukoht? Tundub, et ei ole. Läheme siis otsustamise juurde. Kes on selle poolt, et eralasteaiale toetuse eraldamise kord vastu võtta? Palun hääletada. Nii, hääletamine on lõppenud. Otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Nõmmeringi tänavate soetamise otsuse muutmine. Ettekandjaks Tarmo Raudsepp, palun. Jah, tervist, hea volikogu. Et Tartu vallavolikogu 27. augusti otsus number 31 vajab siis muutmist, kuna see otsuse sisuks on soetada üks ports kergliiklusteid ja tänavamaid ja siis nii-öelda kokkuleppega, et siis selles nii-öelda lõigus, mis on Nõmmiku kergliiklustee algus, et selles lõigus ehitatakse siis müratõkkesein. Ja nüüd see muutmise vajadus tuleneb sealt, et nendest nii-öelda soetatavatest maadest üks kinnistu kuulub ühele maaomanikule, kelle kinnistu juurde selle esialgse nii-öelda kokkuleppe põhjal siis müratõkkesein ei oleks tulnud. Ja seda ta soovib ja seetõttu on vajalik, et see müratõkkesein tuleks 50 meetri võrra pikem. Ja selleks vallavalitsus võttis hinnapakkumisi, et saada aru, kui palju see kallinemine siis on. Ja et kui varasem otsus oli, et 26 455 eurot oleks kulu müratõkkeseina ehitamisele, siis uute pakkumiste järgi oleks müratõkkeseina ehitamise maksumus 30 105 eurot. Aitäh! Aitäh ettekandjale, aga palun küsimused, kui on. Ei paista küsimusi olevat, siis palun komisjonide seisukohad. Palun arengukomisjon Martti Peda. Meie komisjonis oli selle eelnõu üle päris tuline ja selline pikem debatt, et tegemist on siin sellise kahetsusväärse kahe silma vahele jätmisega, et seal lihtsalt esialgu, mitte midagi reaalselt ei ole muutunud, lihtsalt, et esialgu jäeti mingi nüanss tähelepanuta. Ja teine asi on siis see, et sellel konkreetsel maaomanikul, kellest siis praegu jutt on, et tema maale otseselt ei ole detailplaneeringuga siis seda müratõkkeseina ette nähtud, et loodetavasti siis vallavalitsus võimaldab seda sinna ehitada ja loodetavasti see raha läheb siis nii-öelda sinna, kuhu
selle jutu järgi me siis justkui nagu otsustame või mille alusel me otsustame selle seina ehitamist. Aga kui nüüd need kommentaarid kõrvale jätta, siis enamus komisjonis oli siis selle eelnõu poolt, et seega siis komisjon toetab seda eelnõu. Aitäh. Aitäh, Martin. Nii, Paul Poolak. Ja aitäh. Et teema leidis siis arutelu strateegiakomisjonis ja samuti majanduskomisjonis. Majanduskomisjon ka ettepaneku seoses sellega volikogule teeb ja majanduskomisjoni ettepanek on siis eelnõu toetada, et anda meie energiat ja aega niigi juba küllalt nõudnud siis asjale lõplik käik ja saada selle saagaga ühele poole. Aitäh. Kas on veel komisjone, kes on vaadanud? Tundub, et ei ole. Lugupeetud volikogu, läheme otsustamise juurde, kes on selle poolt, et otsus vastu võtta, nii nagu eelnõus on. Palun hääletada. Nii, hääletus on lõppenud, otsus vastu võetud. Läheme järgmise punkti juurde ja see on lepingu sõlmimine. Ettekandjaks Kadi Kupp, palun. Tere õhtust. Ettepanek on siis sõlmida Tartu linnaga koostööleping, mille alusel Tartu valla elanikel tekiks võimalus kasutada Tartu linnas nii Jaama tänaval kui Seli tänaval asuvaid jäätmejaamasid. Et hetkel on meil leping ainult Jaama tänava jäätmejaama kasutamiseks ja see leping lõpeb 31.12.2020. Et linna poolt on tulnud siis info, et nad selliseid ühe jaama kasutamise lepinguid enam ei võimalda ja lepingut esialgu siis või sellel aastal saabki 9 aastaks ainult teha. Ja ettepanek on siis see leping sõlmida. Aitäh. Aitäh ettekandjale. Palun, kas on kellelgi küsimusi? Tundub, et küsimusi ei ole. Palun komisjoni. Paul Poolak. Aitäh. Leidis teema käsitlemist siis nii strateegiakomisjonis kui majanduskomisjonis. Põhilised küsimused said vastused ja selle tulemusena sündis majanduskomisjoni poolt ka ettepanek volikogule, milleks oleks siis eelnõud antud sõnastused toetada. Aitäh. Aitäh. Palun, kas on veel komisjone, kes on seda punkti menetlenud ja tahavad siin midagi öelda? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele, kes on selle poolt, et see leping sõlmida. Palun hääletada. Nii, hääletamine on lõppenud, otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on meil vallavara omandamine, jutt on Toolamaa teest. Ettekandjaks Tarmo Raudsepp, palun.
jah, et Toolamaa külas asuva Toolamaa tee L6 maaüksuse omanikud on siis teinud vallale ettepaneku kinnistu tasuta üleandmiseks vallale. Et tegemist on avalikult kasutatava teega ja seetõttu on see igatepidi mõistlik ettepanek, et üleandmine siis on tasuta ja vallale tulevad siis notari kulud ja katastriüksuse moodustamise kulud tulevad vallal kanda. Aitäh. Aitäh ettekandjale. Palun, kas kellelgi on küsimusi? Tundub, et küsimusi ei ole. Palun komisjonid, kui on menetletud, siis teie seisukoht. Nii, Martin Pedak, palun, arengukomisjon. Jah, arengukomisjonis oli teemast juttu, et komisjon otsust ennast toetab ja teeb vallavalitsusele ka üleskutse, et selle tee otstes on veel, ütleme, selle tee lõigul on veel mõni jupp, mis vajaks samamoodi lahendamist, et võiks sellega ka tegeleda. Aitäh. Aitäh. Nii, ja Vahur Poolak, palun. Ja tänud. Leidis eelnõu siis menetlemist nii strateegiakomisjonis kui majanduskomisjonis. Küsimusi küsiti, vastuseid saadi, laiapõhjaliselt arutleti. Majanduskomisjon siis teeb täna teadaoleva info põhjal volikogule ettepaneku eelnõud antud sõnastuses toetada. Aitäh. Aitäh. Vist ei ole rohkem komisjone, kellel oleks seda menetletud. Nii et lugupeetud volikogu, panen hääletusele, kes on selle poolt, et otsus vastu võtta, nii nagu eelnõus on. Palun hääletada. Nii, hääletus on lõppenud, otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on ühe vana määruse, see on siis Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja Uue-Rähni maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine, selle osaline muutmine. Ettekandjaks Jarno Laur, palun. Hea volikogu, see on tõepoolest üks üpriski kummaline juhtum, kus detailplaneering, mis muidu käsitleb ühte suuremat piirkonda, mida on tuntud ka Expovilli piirkonnana ja põhiliselt siis koosneb üksik- ja kaksikelamute või ridaelamute ehitusõigusest, et seal oli üks 8 positsiooni või 8 krunti ette nähtud ka siis korterelamute rajamiseks ja sellele 8 grupil oli sätestatud ehitusõigus nii minimaalse kui maksimaalse kõrgusega ehk minimaalselt 9 meetrit kõrged ja maksimaalselt 12 meetrit kõrged. Täna on omanik asunud detailplaneeringut realiseerima, aga ta ei soovi realiseerida korterelamute osa, vaid selle asemel rajatakse 2-korruselised ridaelamud ja on omanik teinud ettepaneku tühistada detailplaneering ehitusõiguse osas, mis määrab hoonestusele minimaalse lubatud kõrguse. Ehk jääks paika maksimaalne lubatud kõrgus 12 meetrit, aga kõrve 19, 21, 23, 25, Pihlaka 24, 26 ja Käänu 26, 28 osas ei oleks enam kohustuslikku miinimumkõrgust, vaid saaks ehitada ka madalamaid maju. Kõik. Aitäh ettekandjale. Palun, kas keegi soovib küsida? Tundub, et küsijaid ei ole. Palun siis komisjoni. Nii, palun Margus Pedak, arengukomisjon. Martin Pedak, et komisjon arutas ühena esimestest punktidest viimasel komisjoni koosolekul ja komisjon ühehäälselt toetab eelnõud. Aitäh. Aitäh. Ja Vahur Poolak.
Ja tänud, et leidis eelnõu menetlust siis nii strateegiakomisjonis kui majanduskomisjonis. Ja nii kummaline kui see ei ole, et hoolimata sellest, et öeldakse, et see ju ei maksa mitte midagi, siis antud momendil siiski tuleb välja, et ju ta siis küllap ikka maksab. Et on taodeldud seesugust muudatust, et majad siiski madalamad ehitada. Arutelu käigus kujundas majanduskomisjon ka ettepaneku volikogule, milliseks oleks siis toetada eelnõud ette antud kujul. Aitäh! Aitäh ja lugupeetud volikogu, nüüd on otsustamise koht, kes on selle poolt, et otsus vastu võtta, nii nagu eelnõus on. Palun hääletada. Mina näen, et kõik on hääletanud. Ja nüüd tuli teade hääletamine lõppenud, otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on omafinantseeringu tagamine. Ettekandjaks Tarmo Raudsepp. Jah, et aktsiaselts Ema ja Veeberg on siis planeerimas uuesti esitada taotlust Maarja Magdalena vee- ja kanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimiseks. Käesoleva aasta veebruarikuus me tegelikult oma finantseeringule garantiikirja andsime Tartu valla poolt, kuid tol korral siis sai garanteeritud projekti kuni 35% ulatuses selle maksumusest. Ja tol korral see projekt toetusraha ei saanud ning üheks põhjuseks sealjuures toodigi välja see, et omafinantseeringu protsent võiks olla kõrgem, et siis saaks taotlus kõrgemaid hindepunkte. Ja seetõttu nii-öelda majanduskomisjonist ettepanek siis tuligi, et võiksime sel korral garanteerida seda projekti 50%-lise omafinantseeringuga, aga tingimustel, et väljamaksed jaotuksid 2 aasta peale. Ja aktsiaselts Ema ja Veeberg hinnangul on see täiesti okei. Ja seetõttu siis ongi eelnõu nüüd nii-öelda muudatusettepanekuga selliselt teie ette toodud, et kokku garanteerida siis projekti 636 346 euroga ja siis see jaguneks aastate 2022 ja 2023 vahel 2 võrdses osas. Aitäh! Aitäh ettekandjale, palun, kas on küsimusi? Nii, palun Martin. Minul on küsimus, et ma loen seda ütleme siis seletuskirjas punast lõiku ja sealt ma loen eelviimast lauset, mis ütleb, et ettepanek on korrigeerida otsuse motiveerivat osa selliselt, et kõigi vajalike tööde teostamiseks kulub kokku 1 272 692 eurot. Et mis summa see täpselt on, kas või keegi saab äkki kommenteerida?
mina vist saan, et see on siis ilma käibemaksuta summa selle projekti juures ja siis võib-olla lisan nii palju, et siis selles nii-öelda 50% ulatuses, mis vald oma finantseeringut paneb, et selles ulatuses siis emiteeritakse projekti elluviimise järgselt vallale ka aktsiaseltsi Emajõe Veevärk aktsiaid. Seda küll, aga kus tabelis see number on? Mina tabelist sellist numbrit ei näe. Tabelis on 1,207 eurot, miljonit eurot. Ma vaatan. Et tööde teostamiseks kulub kokku ja siis me ju arutame seda tabelit, mis seal all on ju? Jah. Aga selles tabelis, kus see selline number on? Tõesti, pean tunnistama, et siin 6 on 200 000 väiksem number. Ta on 60 000 väiksem, aga tõesti. 200 000, jah, see 60 000 väiksem, jah, sorry. Jah. Et ma ei saa aru, et millised õiged numbrid on. Peab tunnistama, et tuleb üle kontrollida. Et ma jään hetkel tõesti selle vastuse võlgu. Et need punasega tehtud read ja numbrid on siis aktsiaseltsi Emajõe Veevärk poolt saadud uue taotluse numbrid. Et ma julgen arvata, et see, mis on selles mustas kirjas, see on veel kevadise otsuse juurest tulnud numbrid. Aga sellisel kujul me ei saa ju arutada, kui me ei tea täpselt, mida me siis lõpuks otsustame. Me seda otsust ei saa praegu edasi menetleda, sellepärast, et asi ei ole selge. Jah, iseenesest ei juhtu ka midagi, kui me seda otsust jaanuaris vastu võtame, sest taotlemine tuleb veebruari alguses. Et selleks ajaks siis teeme selgeks. Ja sellisel juhul ma ei küsigi komisjonide seisukohti praegu, sellepärast, et niikuinii tuleb parandusi teha. See punkt siis jääb otsustamata. Järgmine päevakorrapunkt on revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine. Ettekandjaks Teet Lill, palun. Lugupeetud volikogu, revisjoni tööplaan aastast 2021 sarnaneb ka tööplaanile, eelmise aasta tööplaanile. Ainult on lisatud juurde 12. punkt on siis eelmise aastaga võrreldes uus punkt. Et siin on ka panime sisse, et kui volikogu liikmed või volikogu liikmete poolt avastatud võimalike rikkumiste kontrollimine aasta ringselt. Selle tööplaaniga on ka selliselt, et eks siin tööplaan peab teatud kindlad asju sisaldama, mis on ka pandud omavalitsuse korralduse seaduse kohustusena paragrahv 48 ehk siis eelarve täitminega. Ja eelarve täitmisel ka me ikkagi pöörame rõhku finantsjuhtimise seadus paragrahv 28, et kõik tehingud, mis tehakse, peab olema ka eelarves volikogu poolt kinnitud, et ei oleks selliseid tehinguid, mis siis tagantjärgi kas volikogu kinnitab. Ja samuti ka siis vallavara sihipärane kasutamine, ehk siia lähevad need ametisõidukid kindlasti rõhku. Paneme ka hangete tegemisele, et kas seal eriti alla riigihanke, lihthanke piirmäära olevad hanked, et seal on sellist võimalikku, et ei kiputa järgima riigihangete seaduse üldpõhimõtteid. Eks need punktid on siin nad kõik ära toodud, ega kuskil pole ka sellist teadust ega seadust, et mis see tööplaan täpselt sisaldama peab ka. Oleme käimsime ka eelmine aasta revisjonikomisjoni seal koolitusel ka. Ega sealgi seda vastust ei saadud ka. Aga lihtsalt
need punktid on ka välja toodud, et kui me kuhugi lähme kontrollima, et siis keegi saaks ütelda, et me teile neid vastuseid ei anna, kuna see pole tööplaanis kirjas ka. Kuigi viimane olukord oli meil sihtasutuse Saadjärvega, praegust ikkagi kõik alluvad, kui me kontrolli hakkame teostama, annavad materjali ja saame nende tegevusi kontrollida ja siis lõpuks hinnata. Ja hindamisel ka pean tänama oma komisjoni liikmeid Elletka, kes on raamatupidamise tarkustega ja Arvid, kes on siis suured kogemused ettevõtte juhtimisel, et sellega seda tööd oleme teinud selliselt. Ja mul kõik, ootan küsimusi. Aitäh ettekandjale, palun küsimused. Kellelgi on. Nii, küsimusi ei paista, et lugupeetud volikogu on otsustamise koht, et kes on selle poolt, et see tööplaan otsustada, kes on poolt, palun hääletada. Üllar, jah. Vahur, et mul juhtus jälle see, et mul kadus internet ära ja ma proovin uuesti teist kaudu volisesse läheneda. Hästi, siis me ootame sinu järgi. Aitäh. Marikesel sama probleem. Kas teil kadus internet ära või volisega juhtus midagi? Siin on midagi volisega ikka. Tehke refreshi. Jah, tehke refreshi korraks. Ei muutu midagi. Ei, minul näitab, et on serveri viga. Proovi veel. Minul näitas ka alguses serveri viga, aga refreshimisega paranes ära. Mul refreshib ja ongi kõik. Ma ei saa teha midagi. Pane korraks kinni uuesti lahti. Mida meil lahti? Uuesti on siin sisse. Minul näitas ka refresh. Meil on hääletamatu Vaur Jurus, Teet Lill, Margus Pärsik, Madis Rembel ja Sirje Simmo. Ülejäänud on saanud ilusasti hääletada. Teedul ei tulegi pilti enam ette, ainult ketrab, nii et refreshiga lase teha enam rohkem. Teet huvitatud osapoolena ei peagi äkki hääletama. Kui enam ette ei tule, siis on mõistlik aken kinni panna, teha uus aken lahti ja uuesti sisse logida. Ta teeb seda praegu. Aga teised, Margus, Madis. Mina ei saa ei ühe süsteemiga ega teise süsteemiga enam sisse, ütleb, et ID-kaardi sertifikaat on aegunud, et see ei saa tõsi olla. No võt. Et mina loobun. Ilusat õhtut teile. Mulle pidi aegama. Palun lülitage mikrofon välja, kui te räägite kellegi kõrvalisega. Vahepeal on perioodi, jah? Vahepeal ei anna. Ka hääletud on. Praegu näitab, et 20 on hääletanud. Aga vist on veel mõni puudu.
ma olen poolt, aga ma ei saa hääletada. Kui mitu korda refreshida, siis vahepeal ta õnnestub laadida see leht. See on volise serveri ülekoormus või midagi. Aga me võime ka Teamsis need 3 puuduolevat häält ära registreerida ju. Või läbi Teamsi saab Estrit ju selle kirja panna. Kui osaleja oli virtuaalselt, siis Estrit ei saanud enam muuta. Okay. Proovige veel refreshida, aga mitte päris iga sekundi tagant, vaid mingi 10 sekundiliste vahega. Äkki on esimesel minnatud, siis võtame võetud ID-kaardu arvanud. See jääks ära sinna. Vahepeal teete 500 internet server error ja teine laeb ilusti lahti. Meil on mingi koormuse teema ilmselt. Kas mind on kuulda või? Margus olen. Ja kuuleme. Ma olen poolt, aga ma ei saa hääletada. Ja me kuulsime seda, aga me ei saa ka praegu midagi muuta, sest et me oleme virtuaalselt ja siis ei saa juurde lisada niisama käsitsi hääli. Äkki nüüd õnnestub, nüüd läks nagu stabiilsemaks. Proovige veel korra refreshida. Mul ei tule seda hääletustabelit ette või seda hääletusvõimalust. Vajuta üleval brauseri riba peal seda reload või refresh nuppu kiirega. Ma olen seda teinud, ma olen 10 korda. Ja veel, vajuta shift-i ka. Kas sa oled sisse logitud, ega ta jälle sind välja viskanud paremalt ülevalt, näed enda nime? Ja ma olen sees. Ja millise selle Saki või taabi all sa oled, sa näed, seal on istung või ekraan või töökoht või mis sul seal valitud on? Parema ette. Paremal üleval töökoht. Nii, Margus sai ühele poole. Aga jälle kaks pilt ära. Aga hääl on olemas. Martin Marike olen, ma ei näe küll, aga ma saan ära hääletada. Ja Madis, Sirje ja Vahur Jurus on hääletamata. Aga ma teen Üllar ettepaneku, et äkki läheme edasi, sest et meil on 21 häält niikuinii koos, et seda otsust ei mõjuta. Võtame järgmise otsuse või punkti ja siis sellel ajal saame selle refreshimisega edasi jätkata ja äkki tuleb siis pilt ette. Ja hoiame aega kokku, et loodame, et need, kes meil praegu hädas on, saavad siiski hääletatud. Läheme järgmise punkti juurde ja selleks on vallavolikogu strateegiakomisjoni liikmete arvu määramine ja koosseisu kinnitamine. Ettekandjaks Vahur Poolak. Aitäh. Hea volikogu. Möödunud kuisel volikogu istungil moodustatud siis strateegiakomisjon sai meil kokku lepitud maksimaalse liikmete arvuga 33. Möödunud kuisel istungil sai siis liikmete nimekiri kinnitatud esialgu 21 liikmelisena, kuna kõik liikmed, kes komisjoni kuuluvad, peavad olema selleks andnud ka oma nõusoleku ja avaldama siis selget soovi komisjoni töös osalemiseks. Tänaseks on siis inimestega räägitud on ennekõike siis vallavolikogu liikmetega, räägitud on teiste komisjonide siis liikmetega, kes tänasel päeval volikogu liikmed ei ole ning võetud siis kuulda nii volikogu liikmete soovitusi kui ka teiste komisjonide liikmete soovitusi ning kutsutud siis strateegiakomisjoni tööst osa võtma ka muidu aktiivseid vallakodanikke. Kõige selle töö tulemusena on tänasel päeval siis
kokku pandud strateegiakomisjoni liikmete nimekiri siis täies maksimaalses mahus, nagu meil möödunud kuu kokku lepitud sai, ehk siis 33 liiget. Ja hetkel võiks komisjoni esimehena tõdeda, et kokku on saanud üks igavesti hea nimekiri. Meeskond on komplekteeritud kõikidest meie vallapiirkondadest. Tegemist on tõeliselt helgete peadega ja ma olen väga veendunud, et komisjon on siis tõepoolest võimeline nende liikmete abil arendama eriti laiapõhjalist arutelu meie siis vallale väga olulistel teemadel. Aitäh! Aitäh ettekandjale, kas keegi tahab küsida midagi? Ma küsiks, aga nüüd mitte ettekandjale, ma küsiksin Ragnari käest, et tundub, et volis iseenesest ei tööta ikka veel korralikult, et kas sa saad kontrollida, et see vastab tõele? Paistab, et mingi serveri ülekoormus on, et nad vist, mulle tundub, et teevad restarti praegu, et äkki hakkab toimima, aga... Ole hea uurida järgi, sellepärast, et muidu me nüüd jääme selle hääletamisega kuidagi poole peale. Aga samal ajal mul on küsimus ettekandjale, et kas meil on nüüd see nimekiri koos või on näha, et äkki tuleb veel mõni huvitatud osapool? Aitäh küsimuse eest. Mis siin salata? Tegemist on olnud siis sellise ajaga siin viimase 2 nädala jooksul, kui ma olen siin siis inimestega rääkinud ja oodanud tagasisidet siis nii volikogu liikmetelt kui teistelt komisjoni liikmetelt osalemise kohta. Lisaks siis ettepanekuid veel väljastpoolt volikogu ehk siis aktiivsete vallakodanike poolt osalemiseks selle komisjoni töös on tulnud hulganisti. Ehk siis olgem ausad, kohti on meil selle 33 koha seas siis ühesõnaga vähem, kui tegelik soovijate arv komisjoni töös osalemiseks on. Sellegipoolest siis valik tuli teha ja nagu ma ennist ütlesin, oma parima äranägemise järgi on kokku saanud vägev meeskond. Aitäh! Nii, kas keegi veel soovib sellel teemal sõna võtta? Ei ole vist. Minul puudub praegu teadmine, kas me saame hääletada või me ei saa. Sest mina sain siin vahepeal selliseid sõnumeid, et kutupiilu ja ei tööta ja nii edasi, siis tuli jälle pilt tagasi, aga ma nüüd ei tea, kas me hääletada saame või ei saa. Nii kaua, kuni pilti ees ei ole, siis Üllar, sina volikogu esimehena, et mina teen ettepaneku väga sellises karmides toonides kirja ja siis kommunikatsiooni saatmist andmevara poole, et see volis nende teenusena peab kindlasti paremini toimima hakkama, muidu me peame hakkama otsima alternatiive. Täiesti nõus, praegu me ei saa töötada. Ja see ei ole mitte meie viga. Nii, aga ma näen, et Anne soovib sõna. Palun. Tahan öelda selle strateegiakomisjoni kohta, et kas on ka igakuine koosoleku kindlaks määratud päev, et vaata, nüüd tuli see niimoodi hästi etteteatamisega 1 päev, eks, et natuke varem ette teatada või kui on kindel päev, et siis saaks hakata nagu plaani pidama paremini. Aitäh, Aune. Ja tõesti, et selles mõttes trehvas seekord niimoodi, aga järgmine koosoleku toimumise päev on meil kokku lepitud siis möödunud kui see koosoleku lõpus, milleks on
11. jaanuar ja ikka jätkuvalt õhtul kell 18.30. See võiks olla see aeg, kui meil on siis värskelt saabunud siis eelnõud ning mis ma panin ise tähele, siis oli see, et tänu sellisele laiapõhjalisele arutelule, mis sai siis strateegiakomisjonis läbi viidud, tänu nendele küsimustele ja vastuste ringile, siis majanduskomisjonis läks ausalt öeldes selle võrra hõlpsamalt ja meil oli hoopis rohkem infot siis just nimelt tänu sellele küsimuste-vastuste voorule, mis strateegiakomisjonis siis jooksvate küsimuste punkti all, kus me arutasime läbi siis ka muid ja mitte nüüd niivõrd väga strateegilisi ja ütleme kaugele ulatuvaid otsuseid siis muude volikogu eelnõude näol. Ja et võib öelda, ajavõit oli võimas. Nii, aitäh, kas keegi tahab sellel teemal veel jätkata, et minul selline ettepanek, kuna tundub, et me volise kaudu täna seda asja teha ei saa, sest et nüüd tuli sul on volise sees, kas juba saab? Minul on voli sees. Jah, mul on ka ees, et kui hääletus siis saab alustada. Uuesti sisse. Armo on ka ees. Ära pane refreshi. Uuesti sisse. Et kellel pilti ees ei ole, võite teha refreshi ja siis kui pilt ette tuleb, siis vaadake, et kas te olete sisse logitud veel süsteemi või peate uuesti sisse logima ja kas te olete õige selle sakja. Mina sain hääletada ka just. Ja, see näha juba, et 8 inimest on juba hääletanud. Nii, mina sain ka hääletatud. Ka minul käis nüüd korra ära, aga sain kiiresti tagasi. Anneli ei saa hääletada. Praegu on juba enamus hääled on juba kõik laekunud. Nüüd saaks Tarmo oma ka hääletada äkki. Tagasi ei saa enam võtta neid eelmisi hääletusi, seda ei ole ka vaja, aga siin on praegu, et Alo, Vahuri juures Anneli ja Jaanuse hääled on veel puudu. Aga muidu on 17 poolt häält, et tegelikult 22-st Üllar, sul on poolt otsus juba tegelikult olemas. Jah, ega meil ei ole vist mõtet siin tehnika vastu sõdida. Meil on see, mis vaja olemas, et lugupeetud volikogu võin siis öelda, et pooldatakse ja tõenäoliselt, kui kõik saavad hääletatud, on nagu asi selge, aga praegu võime öelda, et otsus on vastu võetud. Nii ja läheksime siis edasi. Järgmised asjad meil enam volisest ei sõltu, et need on siis informatsioonilised küsimused ja kohapeal algatatavad teemad. Kõigepealt esimene, mis ma teile ütelda saan, on see, et kui ma oskan kalendrist õigesti vaadata, siis järgmine volikogu istung peaks meil olema jaanuaris 28. See on siis 4. neljapäev, nii nagu meil see kokkulepe on olnud siiamaani. Ja ma arvan, et seal me kindlasti menetleme järgmise aasta eelarvet, et esimene lugemine peab seal olema meil kindlasti toimumas. Nii, aga avan siis võimaluse, et kellel on vajadus ja mingisugune mõte, mida tahate teistega jagada, siis palun, praegu on see aeg. Et mul on üks täpsustav küsimus Vahurile, et sellisel juhul, kas strateegiakomisjon koguneb 18. hoopiski, mitte 11. jaanuaril? Sest volikogu, ma saan aru, on 28 ja siis 2 nädalat varem hakkab komisjonide nädal 18. Annan selle info edasi. Oluline on see, et hoidmaks kokku teiste komisjonide tööaega.
siis toimub strateegiakomisjon tõenäoliselt vahetult pärast seda, kui eelnõud on siis laiali saadetud. Kuulame Jarno ära, tema on võib-olla omab paremat informatsiooni. Tervist, et 28. peaks tõepoolest olema istungi päev ja siis sealt ettepoole võttes, kui me nüüd jaanuari volikogu vaatame, siis meie poolt 2 nädalat varem ehk siis 14. tulevad eelnõud. Ehk siis oleks mõistlik teha 18. Oleks rohkem aega menetleda? No ütleme nii, et vaadates kalendri perioodi või sellist nii-öelda hooaega, mis meil siin on see suhteliselt keeruline. Aga ma tegelikult tahtsin infopunkti all rääkida tegelikult järgmise aasta eelarvest veidikene sissejuhatavalt, kuivõrd tavaliselt on õnnestunud siiski istungil see eelarve üle anda, siis selle aasta selline eripära on nii tähtaegade kui ka selle üleandmise vormi suhtes, nii et 14. detsembril kõik volikogu liikmed said minu käest kirja ja ka siis eelarve eelnõu. Mu lootus tõesti on selline, et me saame teda jaanuaris esimest korda lugeda ja veebruaris teist korda lugeda ja ka vastu võtta. Iseenesest, kui vaadata, et mis seal sees on, siis sees on tulu baasi 20,3 miljoni eest, kulubaasi 17,8 miljoni eest, ehk meie tulem on seal kuskil 2,5 miljonit eurot, 2 489 000 on täna nagu see asi, mis esialgses eelnõus on. Tõsi on see, et seal ei kajastu veel päris kõik ütleme riigi poolt antavad eraldised, kuna need ei ole meil hetkel veel päris selged. Investeeringuid on mahus 6,8 miljonit eurot. Seal hulgas on siis sihtfinantseeringut 660 000, millest omakorda on tegelikult suurem osa Raadi sihtasutuse laenu tagasimakseks nii-öelda antav sihtfinantseering, see on 300 000 natuke peale. Ja tegelikult väga palju eraldisi oleme planeerinud sellel aastal ka hajaastuse veeprogrammi, et me loodame saada riigipoolse raha osas 100 000, ise panustame 100 000 ja siis ka taotlejad saavad 100 000 panustada, nii et 300 000 eest peaksime siis järgmisel aastal saama hajaastuse programmi eesmärke täita. Nüüd võib-olla hästi lühidalt siis suurematel investeeringutel ka, kuna need on ikkagi asjad, mis paratamatult eelarvet iseloomustavad. Ja võiks siis kuidagi öelda, et kui meil siin 2 viimast aastat on olnud sellised suured, ütleme, koolimajad ehitamise aastad, siis see järgmine aasta saab olema üpriski spordikeskne. Et meil on ehitusleping sõlmitud ja ehitus füüsiliselt käib praegu paberi peal, aga algab siis Kõrveküla kooli spordihoone ehitamine. Meil on tegelikult plaanitud Kõrvekülas ka kooli staadioni osa ära lõpetada. Me alustame siis Raadi jalgpalliväljaku projekteerimisega. Lähte jääväljak peaks valmis saama. Lähtel peaks valmis saama ka ajuveetorustikud, mis on eeldused siis järgmiste nii-öelda sammude astumiseks, ehk siis ka lähte kooli staadioni rekonstrueerimiseks. Nii et selliseid, ütleme, väga selge üks selline fookuskoht on kõikvõimalikud nii-öelda tervise ja spordiga seotud ettevõtmised. Nüüd lasteaiakohtade nappusest me oleme rääkinud päris palju ja nagu te mäletate, siis eelarvestrateegias on iseenesest selleks aastaks plaan rajada 3-rühmaline lasteaiamaja Maarja Magdalenasse ja 6-rühmaline Ripsikusse.
et see 6 rühma on nüüd viimased arengud ehk esialgu me ei lootnud, et see sinna on võimalik sellisel kujul paigutada, aga tundub, et 6-rühmaline lasteaed saab sinna tehtud ja algab Tabivere lasteaia projekteerimine. Nii et selline lasteaedade fookus on siis teine fookus. Ja siis, kui me räägime nüüd teedest tänavatest, siis on selles eelnõus mõned sellised suuremad teed ka eraldi välja toodud. Üks nendest, ja see on väga oluline, on muuseumi tee pikendus. Ehk siis täiendav liikumisvõimalus siis linna peaks mingite aastate pärast valmis saama. See on projekt, mida me koos linnaga arutame ja arendame. Ja tänaseks on tegelikult ka projekteerimishange linnal läbi viidud ja peaks see projekt hakkama ka tekkima. Nii et muuseumidee pikendamine on meil üks objekt. Raadiraja tänav saab uue kuue, õigem oleks vist öelda uue katte ja ka bussipeatused, et see on nüüd riigi poolt toetatud ettevõtmine. Sama on siis Viinapruuli tänavaga, mis saab uue katte ja see on samuti riigi poolt toetatud ettevõtmine. Aga kindlasti on oluline, et Kõrvekülas lõpetame ära siis Lasteaia tänava ja Kooli tänava otsa ehituse, mis on tegelikult, mis jäid tegemata selle tõttu, et spordihoone ehitus on mõistlik ennem nendel suurtel paneeliveokitel lasta sealt üle sõita ja siis see tänav lõplikult korda teha. Et sellega peaks nagu selle osa siis sealt Kõrveküla tänava ruumis saama väga hästi uuendatud. Ja olulised asjad on loomulikult ka kergliiklusteed ja tänavvalgustus, mis on kummagi tegevusvaldkonna lõikes siis meie ettepanekul kajastatud 200 000-ga, et saaks siis nendes valdkondades ka natukene rohkem panustada. Et väga üldjoontes siis selline kiirülevaade sellest investeeringu poolest ja üldnumbritest ja loodame siis, et jaanuarikuus ja veebruaris saame siis kõik kõvasti tööd teha ja saame hea eelarvega edasi minna. Laenu poole pealt on nii, et plaan on 2 miljonit laenu võtta, umbes 1,5 tagasi maksta, nii et see neto on seal 517 000, mis jääb ja päris palju vahendeid on plaanis siis ka selle aasta eelarvest üle kanda, et circa siis vähemalt kuskil 9 000. Aga vaatame, kuidas meil laekumised on, et hetkel ausalt öeldes on tulumaksu laekumine meil päris hea ja loodame, et nii jääb ka järgmiseks aastaks tegelikult, sest iseenesest maksumaksjaid tuleb meil juurde. Minu poolt nii palju tutvustuseks praegu. Nii, aitäh. Ma näen, et Marike on juba tükk aega oodanud ja mingi imelik märk on seal veel kellelgi. Aivar Soop tahab ka sõna, et teeme Martin ka. Et teeme võib-olla selles järjekorras, et Marike oli nagu enne, et palun. Tere kõigile. Aitäh. Näen, et volikogu istungil on ka sotsiaalosakonna uus juht Anne Aleksejev. Et kas ma tohin paluda Annet, et ta paari sõnaga tutvustaks ennast ja väga lühikese aja on ta küll töötanud, aga ma olen juba kuulnud kiidusõnu Anne kohta. Et aitäh sulle, Anne. Jah, tere minu poolt, et mina olen Anne Aleksejev ja nüüd olen siin mõned nädalad juba olnud ja ma ei teagi, mis ma siis rohkem ütlen, et olen tegelenud varasemalt personalitööga ja sotsiaalkogemusega ka olen tegelenud varem pikaaegsete töötutega. Kas on mulle küsimusi? Nii, küllap nad tulevad, aga läheme edasi. Aivar Soop sõna võtta.
No, tere õhtust veel kord. Ma selle küsimuse või teema jätkuna küsiks niimoodi, et me oleme ju vastu võtnud 2 aastat tagasi efektiivse läbipaistva juhtimise meetmed ja küsiks sellest lähtuvalt, et me oleme üldise tava järgi võtnud kõiki töötajaid konkursi korras ja nagu me teame, ametijuhendis peab olema ka siis selles ametikohas sotsiaalosakonna juhatajal siis erialane kõrgharidus, et kas see kõrgharidus erialane on ja miks pärast me siis ei teinud sellel alal konkurssi, et võib-olla see oleks küsimus vallavanemale. Ma usun küll, et ilmselt Annel endal on vähemalt seda teist poolt küsimusest keeruline vastata, aga ametijuhend nõuab kõrgharidust. Annel on kohaliku omavalitsuse korralduse alane kõrgharidus, mis teeb ta igati vastavaks nendele nõuetele, mis meil on ametikohale seatud. Ja me tõepoolest võtsime ta kohusetäitjana tööle, sellepärast et see olukord, mis meil oli tekkinud aasta lõpuks, tegelikult tingis kiirema käigu ja varasemad konkursid olid andnud tulemusi, nagu nad andsid. Et selles mõttes on see olnud vallavalitsuse hetkel selline teadlik valik, et sedapidi see probleem lahendada. Ja me otsisime inimest, kes tegelikult oleks mitte võib-olla nii palju sotsiaalvaldkonna tippspetsialist, vaid ennekõike hea juht ja hea meeskonnatöö kujundaja. Ja sellistest kriteeriumitest lähtuvalt see valik tõesti Anne peale jäi. Nii, kas Aivar soov ka ei vastuse? Nii, Martin, palun. Mul on siin üks selline küsimus, et lugupeetud vallavanem, et jah, me saime küll kirja, kus on kirjas eelarve üleandmine volikogule, aga ma ei näe selles kirjas küll ühtegi eelnõule kohast vormitehnilist nõuet täidetuna, et on Exceli tabel, mis on lisas, on tekst, mis on kirjas, aga see erineb oluliselt kõikidest eelnõudest, mida me oleme harjunud eelnõuna menetlema ja vastu võtma. Siin võiks ka mingit kommentaari saada, aitäh. See kommentaar on selline, et see on olnud siiamaani tava anda võimalikult palju materjali, ka toormaterjali ja taustamaterjali, mis selles tabelis tõepoolest sisalduvad. Et kui volikogu liikmed tahavad saada eelnõud 2 leheküljel ja arvavad, et see on parem variant, siis ei ole probleemi, aga siiamaani me oleme tegelikult eelnõu vormi läinud alles teise lugemise faasis. Et esimeseks lugemiseks on kasutatud tõesti seda tabelit, mis on igal juhul oluliselt ülevaatlikum kui eelnõu vorm. Seda küll. Eelnõu võib alati sisaldada rohkem infot, lihtsalt, et seesama seadus ja vastav paragrahv, millele seal kirjas ka viidatakse, et see seab tegelikult väga selgelt nõudena kirja või väga selgelt seab nõude, et eelarve eelnõu ja seletuskiri esitatakse volikogule hiljemalt 15. detsember ja eelnõule kehtivad väga selged nõuded. Et ma ei ütle seda, et see Excel oleks halb, see on väga hea ja see võibki seal juures olla, aga eelnõud ennast oleks ka vaja. Aitäh. Nii, Aivar soov jälle, palun. Nii, aitäh veel kord. Siin vallavanem enne rääkis, et järgmine aasta on meil liikumisharrastuse ja spordi keskne. Ja meil on vastu võetud ka volikogu otsusega vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohad, aga olen kuulnud, et taheti ära kaotada spordijuhi ametikoht ja üle viia see kuhugi, et kas oskab keegi sellele selgitust anda, et mis toimub või mis tehakse?
Ja mina oskan sellele selgitust anda, et spordijuhi ametikoht on vallavalitsuse koosseisust kaotatud. 1. jaanuari seisuga on olemas sporditöö spetsialisti ametikoht Tartu valla spordikoolis. Ehk et spordikool hakkab siis koondama neid tegevusi, mis meil spordivaldkonnas on ette võetamas. Et kuskil 0,7 ametikohta koormuse mõistes on sisuliselt see sama töö, mida Toomas tänagi teeb. Ja kuskil 0,3 on siis, mis puudutab, ütleme, Tabivere spordihoone haldamist. Nii et seal on ka selline kombineeritud koormus. Et 1. jaanuarist lisaks ju tegelikult spordikoolile tekib juurde veel ülesandeid. Et need on siis ka nende spordihoonetega, kooli spordihoonete haldamised. Et see on just selle ammu viidatud efektiivse juhtimise otsuse põhjal tehtud muudatus. Nii, ja Martin? Ei, vabandust, mul jäi eelmisest korrast käsi püsti. Aitäh. Paistab, et Aivar soov. Aune, palun. Mina tahan muidugi virtuaalsed õnnitlused edasi anda, et niimoodi, kui väga tuliseks läheb, siis tuleb natuke rõõmsamalt vaadata jõulude poole. Tegelikult on nii, et meie heal abivallavanemal Tarmol ja sellel lumemeistril Jaanusel oli 4. detsembril sünnipäev. Palju õnne neile ja Aigaril oli 7. detsembril, palju õnne, aga Alol alles tuleb 23. detsembril. Me räägime detsembrist, et palju õnne ja kuna mina toimetan lasteaias niimoodi rõõmsalt, mul on nii hea meel, et me hakkame 2 püha vahel Maarjas kolima uutesse ruumidesse, et jaanuaris siis saab meil seal väga lõbus ja tore olema, ma loodan. Et seoses sellega on meil väga palju päkapikke ja kui poisid, te olete head poisid, siis mõni päkapikk võib-olla leiab teie juurde tee ka vahel. Nii et ja olen veel väga rõõmus selle üle, et Anne on meil osakonna juhataja, sest Annele allub ka nüüd haridus. Ja me oleme ka natukene juba kohtunud ja ootan uuel aastal uusi kohtumisi. Aga kõikidele ilusaid pühi muidugi. Olge terved, kullakesed. Nii, aitäh. Heli, sinu võimalus. Kõigile ilusat jõuluaega, aga mul on selline küsimus, et kas vastab tõele, et Tartu valla kodused lapsed jäävad ilma jõulupakita? Jah, see vastab tõele, et koduste laste jõulupidu ei saa teha, sest ei saa ühtegi jõulupidu teha. Ja selle tõttu ei saa ka pakki anda. Selle asemel tegelikult täna Tartu vallavalitsus otsustas selliselt, et 21 peret, kus on mingil põhjusel siis abi rohkem vaja kui teistel peredel. Ja sellele lisaks siis veel kõik need pered, kus on 5 või rohkem last, saavad siis erakorralise sotsiaaltoetusena 150 eurot ehk siis toimetuleku miinimumi ulatuses. Siis põhimõtteliselt selle asemel siis täna sellised otsused, et jah, koduste laste pidu kahjuks teha ei saa, aga nendele peredele, kellel tegelikult seda jõuluajal sellist toetust on vaja, me saame teha ja seda me oleme täna teinud. Tore, aitäh. Nii. Kas keegi soovib veel sõna? Tundub, et me võime vist täna oma istungi lõppenuks lugeda. Mina soovin teile kõigile head pühade aega, olge terved, loodetavasti kohtume ja arutame oma asju juba uuel aastal. Ja karta on need ikka virtuaalsed. Aitäh, olgu, head aega. Head aega. Head aega. Head aega. Nägemist. Head aega.